tere! Nonii, 3, 4. Õnne soovime sul, õnne soovime sul. Palju õnne, kallis Sergei. Õnne soovime sul. Oot, mis asja? Tiit ütles, et sul oli eile sünnipäev. Ei, see oli valeinfo. Mis asja sa räägid? Mul on kalendris kirjas Sergei sünnipäev. See mingi teine Sergei. Mul on juuli on. See on nüüd küll piinlik lugu, oota. Sergei Anikin sünnipäev. Päris hea. Kurat, see tõesti rukkisse praegu. Tead, see võib-olla on seotud tegelikult Skype'iga. Aha. Et jah, kui ma tegin projekti Facebookile, siis ma tegin mitu kontot Facebookis ja ühes neist võis olla vale kuupäev. Okei, väga hea, et saime jälile sellele bugile. Nagu kuule, õnne on ikka inimesel vaja. Tere jälle Algorütmi kuulame eetris ja meie 279 episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna on koos minuga stuudios Martin Kapp, Tiit Paananen ja Sergei Anikin. Kes siis veel ei teadnud, siis nad on kõik Algorütmi taustaga ja muuhulgas natuke ka Skype'i taustaga ja täna just siis Skype'ist tegelikult räägimegi. Et sai mõeldud selline episood, et räägime hulle ja hullemaid lugusid, et mis seal Skype'is siis kunagi juhtus. Nüüd, kui seda hakatakse, kui Microsoft hakkab sellele joont alla tõmbama, et siis nüüd on viimane aeg seda meenutada. Mis see oli 5. mai või? Kui ta läheb kinni ja vist oli küll see mai alguses, jah. Mul tekkis küsimus, et millal keegi teist on viimati Skype'i sisse loginud? Ma olen kogu aeg Skype'i olnud sisse logitud, mobiilis töötab ja mul on üks chat, mis endiselt elab Skype'is ja see on meie suusa chat. Wow. Ja sellest sa jääd nüüd ilma või? No ei ole veel otsust, et kuhu kolida, et... Mina soovitan Discordi, aga enne veel, kui me sinna hullude Skype'ide lugude juurde lähme, meil on üks asi veel ära klaarida. Et me peame rääkima ühest Algorütmis avanenud võimalusest. Ehk siis nimelt on taas üks Algorütmi saatejuht saanud omale tegevjuhi rolli ja on meie iganädalasest eetrist lahkumas. Et Sergei oli teadupoolest esimene siis, kellele Algorütm sellise suurepärase võimaluse avas ja nüüd siis on Tiit jõudnud selle verstapostini, et kõik tänu Algorütmile otse loomulikult, et Tiit nüüd on pühendumas rohkem tegevjuhi tegemistele ja on Algorütmist edasi liikumas. Jah, see lugu sai alguse ka mingi 13 aastat tagasi, et kui me asutasime Põhjala ja meil on alati olnud selline asutajakeskne organisatsioon, asutajakeskne ettevõte teinud head elut ja meil oli paar korda üritasime nagu juhtida seda firmat nagu läbi palgatud juhtide. Igaüks tõi kaasa omad toredad asjad, aga asutajatena ja aktsionäridena otsustasime, et on aeg jälle asutaja vaibi sisse tuua ettevõttesse ja siis... Ohjad oma kätte. Seekord on siis minu kord võtta need ohjad oma kätte, et jah, tõepoolest kuu või natuke rohkem tagasi ma juba sellega toimetama hakkasin. Ja et kes meie see põhilised kuulajad on võib-olla tähele pannud, et viimastes episoodides Tiitu polegi enam olnud, eks? Jah, et tahaksin väga teha, aga ööpäevas on 24 tundi ja isegi need paar tundi nädala sees, mis see võtab paraku. Ma arvan, seal rohkem tähelepanu juhtimise küsimus ka, et ja hetkel siis ma ei ole ju tarkvara arendusega muul mool seotud, kui ma ei tea, kirjutan SQL-i Põhjala jaoks edasi ja teen mingit Power Automate, mingit skripte ja asju, et inimeste tööd automatiseerida, aga jah, see nõuab ikkagi
100% pühendumist. Et sa teed täitsa sektorist exit'i põhimõtteliselt või võibki nii öelda? Praegu jah, ega ma ei loobu sellest nii-öelda tarkvaraarendusest, et ma lihtsalt teen seda nüüd rohkem ise ja enda jaoks. Nii, aga Algorütm on siis ka sellega seoses otsimas omale uut saatejuhti, kellega siis iganädalaselt uusi asju õppida. Et kui sa tead kedagi, keda hea meelega kuulaksid või tahad ise olla, siis järgmine tegevjuht, siis anna meile teada, et siis oleks selge, et ega Algorütm tegevjuhi rolli ei paku, vaid me pakume ainult hüppelauda. Aga noh, ütleme, meil on korralik ajalugu on selja taga, et 100% lahkunud saatejuhtidest on saanud tegevjuhtideks. Jah, täpselt. Et meie nagu korralik taust on. Et kui sa kedagi tead või on mingi mõte, võid sõpra soovitada iseennast, väga fine. Ei hakka kohe välja hõikama ka, et kuule, see tüüp tahtis saada saatejuhiks, kui pärast välja ei tule. Et tule proovime, teeme ühe katse episoodi, leiame mingi põneva teema, millest rääkida ja siis võib-olla klikib ja siis teemegi iga nädal seda asja. Ja Algorütm sai ju alguse ka tegelikult Põhjala täppruumist, kus mina ja Priit esimest korda elus kohtusime ja otsustasime, et nüüd me hakkame asja koos tegema, nii et. Vaat, Põhjala annab, Põhjala võtab. Täpselt. Nii, aga räägime siis Skype'ist. Et pühendunud Skyperid, nagu te olete, ma ei tea, kas seda ajalugu on üldse nagu vaja rääkida või meie kuulajatele nagu avada või võib-olla räägime siis sellest, et teie enda rollist nagu Skype'is. Et võib-olla see on nagu taustana on oluline pihta hakata. Et Sergei, hakkame äkki sinust pihta. Ja nagu ma ütlesin, et hea küll, me asutasime Algorütmi või alustasime Algorütmi tegemisega, et võime olla esimesed küll, aga ilmselt me ei ole vähemalt mulle tundub, ma ei tea, võib-olla teisest nõustuvad. Sa räägid Skype'ist midagi? Ja, ma räägin Skype'ist, aga mõtlen oma rollist, et ma ei olnud, mul ei olnud nagu põhirolli, et aga võib-olla oluline teistele inimestele ka selgitada, enne kui ma tulin Skype'i, siis ma mõtlesin, et minul tegelikult ei olnud seal, et ei ole midagi seal teha, sest ma ei oska ju seda, ma ei osanud C++ kirjutada ega ei saanud aru, mis asi on peer-to-peer on ju arhitektuur, mille peale Skype oli ehitatud, aga kui ma tulin Skype'i, siis selgus, et tegelikult seal on, et kuna firma kasvab ja seal on vaja muid kõrvalasju teha, näiteks on vaja klientidelt raha ära võtta. Pakkuda tasulisi teenuseid ja pakkuda neile võimaluse maksta nende teenuste eest ja selgus, et hiljem neid on vaja, see raha on vaja ka kokku lugeda ja mõned finantsaruanded teha ja seda Skype võib-olla ei osanud väga hästi, raha oli palju, aga see, kuidas seda raha kokku lugeda ja raporteerida, et sellest Skype väga ei osanud teha ja siis see oli nii-öelda minu võib-olla esimene selline ülesanne, et aidata Skype'il siis luua tehniline süsteem, et kogus raha kogus kokku lugeda õigel viisil. Kus see põhiline raha tuleb, et ma arvan, enamik kasutajaid ju tegelikult ei maksnud Skype'i eest mitte kunagi, et kus see tuli, et mingi hetk tuli see ametlikult Skype for Business, aga alguses oli ikkagi nagu fundid ju. Skype Auto oli selline teenus, põhimõtteliselt sai tavatelefonil helistada ja see oli tasuline. Ja see siis nagu seda Eestis keegi vajanud ja muudes riikides nagu ikka vajasid ju inimesed ju helistasid, ei, selles, et kui minul on Skype ja ma tahan sinu mobiilile helistada. Ja mõtlengi, et kelle jaoks see Eestis oli, et kas siis see oli kõigi jaoks, see oli ju 10 korda odavam kui... Sellega on naljakas lugu, et kui mina tulin tööle Skype'i, siis minu ootus oli see, et minu lauale tuleb üks telefoniaparaat, et inimesed saavad mulle helistada ja mina saan neile, kas või oma naisele helistada, aga seda ei tulnud, öeldi, näed, siin on Skype krediit, selle eest saad helistada. Et põhimõtteliselt oligi nii, et kui tahtsid oma naisele helistada talle,
tal ei olnud Skype'i, tal oli mobiiltelefon, et siis ma pidin Skype'ist helistama. Ma vist ei teinud selle ajal piisavalt palju kõnesid, et ega meie ka ei teinud ja. Et see Skype Audi konteksti vaata, et kui me võtame tänapäeval, eks ole, et meil on siin Euroopa Liidus rändlus, eks ole, et sa helistad sõbrale välismaal ükskõik mis raha, noh põhimõtteliselt olematu raha eest on ju. Et siis aeg ikkagi tol hetkel oli väga erinev, et läksid lihtsalt kas või Rootsi, helistad sõbrale, kellel oli mobiiltelefon, kui ta oli Rootsis, siis maksid nagu lollakas, et see nagu lahendas selle probleemi, et maksid kohalikku tariifi ja noh, seda ikka kasutati päris palju, et see ja ei selles olnud mõttes, äriteema. et rahvusvahelised kõned, et kui teisel osapoolel ei olnud seda Skype'i kontot ja arvuti ei käinud nii-öelda kogu aeg ei olnud üleval, siis said nii-öelda palju odavamalt helistada. Ja see oli ju tegelikult üks viis, kuidas mindi USA turule, et USA põhimõtteliselt pakuti USA inimestele tasuta krediiti, et helistada tavanumbritele. Seda küll kuritarvitati ja noh, Skype'i teine pool Skype'ist oli see tumedam pool, kus pidi võitlema hästi palju fraadiga. Ehk inimesed varastasid krediitkaarte, ostsid sellega Skype'i krediidi ja siis müüsid seda edasi üle maailma. Ja siis selle tõttu mingi hetk enne meid, ma ei tea, võib-olla Martin või Tiit olid juba siis, aga põhimõtteliselt meie see fraadi tase tõusis nii palju, et Visa ja Mastercard põhimõtteliselt loobusid vastu võtmast makseid nii-öelda Skype'i kontole. Ja siis seal oligi üleöö põhimõtteliselt see payments'i tiim, maksete tiim pidi programmeerima PayPali nii-öelda liidestamise. No see on juba huvitav lugu, et kuidas see käis siis, et sa said kell 4 öösel said kõne, et kuule nüüd Visa on nagu juhtme seinast tõmbanud ja tund aega hiljem tuli Mastercard järgi ja siis oli, et mis me nüüd teeme? Jah, detaile ma ei tea, aga nii oli see umbes olnud jah, et seal nendel krediitkaardifirmadel on mingisugune threshold alla, kui 1% maksetest üle kliendid kaebavad, et need ei ole nende maksed või noh, keegi on nii-öelda vale makse teinud, et siis vastu seda konkreetset müüjat siis. Et siis see müüja konto lihtsalt keeratakse kinni ja siis sa ei saa ühtegi makset. Ja neid võitlusi oli tegelikult ju väga palju, et kuni selleni välja, et nagu kuni rääkida Skype Audist, siis see telekomi ettevõte, kellega Skype otsustas parajasti kõne termineerida selles sihtkoha riigis, eks ju. Siis seal ju Skype väga osavalt juhtis vastavalt hinnale, mida meile siis pakuti selle termineerimise eest ja see oli tegelikult nagu see laivis tegelikult kogu aeg muutus vastavalt sellele hinnale. Et see oli väga hästi optimeeritud süsteem, mis samal ajal tekitas meile väga suuri probleeme, sest kõik telekomi providerid tahtsid ju põhimõtteliselt Skype'i ikkagi kinni panna, sest see absoluutselt igasugused rändlustasud ju nende jaoks kaotuseks. Et ühtepidi me sõltusime nendest ja teistpidi nad tahtsid kõik meid kinni panna, et see oli selline love-hate relationship põhimõtteliselt, et see oli ikkagi päris tõsiseid kohti oli, kus või päris tõsiseid hetki, kus kuni vist läks ikkagi kohtuteni välja, et. Ja noh, geniaalne asi, mida jällegi Skype'i asutajad ja juhid tegid, nad palkasid geniaalseid juriste, kelle põhiülesanne oli vältida Skype'i reguleerimist kui telekomi. Jah, me olime lihtsalt rakendus, mitte mingi kõneteenus. Jah, see oligi läbi selle, et Skype oli lihtsalt installeeritav rakendus ja noh, me pakume tarkvara ja see, mida selle tarkvaraga nii-öelda kasutajad teevad, ei ole meie vastutada. Aga võt, kui mõelda jälle huvitav, eks ole, et tolle, mis see probleem oli, eks ole, et kas me olime nagu telekomi firma, eks ole. Tänapäeval keegi ei mõtle, et kas WhatsApp või Meta või noh, mingid siuksed asjad, et kas need on telekomi firmad, no ei ole ikka. Ehk siis Skype põhimõtteliselt normaliseeris selle, et kõned üle interneti on okei. Just. Aga samas Messengeriga sa ei saa kõnet nagu telefoniliinile ka teha, et
või saab või noh, et tegelikult sa saad ainult selles oma võrgus nagu seda teha, et võib-olla sellepärast nad ei ole sinna läinud ka, et see on noh, see on selline neil on ohtlik WhatsApp ala, selle jaoks, eks ju. No ja nad selles mõttes helistavadki WhatsAppi sees nagu kõik on ju noh. Ega WhatsAppist sa ikkagi saad välja helistada. Ja, samamoodi. Aga see ei tee lihtsalt tavalist telefonikõnet või? Ei tee. No siis on nii, et tõesti see Skype normaliseeris võib-olla midagi ära. Ütleme, tänapäeval on neid võimalusi, kuidas neid kõnesid teha on ikka väga palju, et risti ja noh, Apple'is jällegi sa võib-olla ei saagi aru, et kumb kõne ta on, et kas ta on rakendusest nii-öelda või ta lihtsalt paneb selle telkoolon ette ja tegelikult läheb telefonikõne, et noh, et sa pead ikka väga teadlik olema, et palju sa lõpuks siis hakkad maksma selle eest, mis sa teed seal. No on ju ka need teenused, noh nagu Twilia näiteks pakub, eks ole, et sa saadki neid kõnesid teha läbi nende ja läbi selles natuke anonüümiseerida enda telefoninumbrit ja siis nagu süsteemide kaudu seda rakenduse kaudu põhimõtteliselt seda kõnet juhtida. Just, aga ühesõnaga minu rollist, et ma tulingi nii-öelda arhitektiks, aga või billingu arhitektiks, maksete arhitektiks siis, aga noh, lõppude lõpuks ma tegelesin erinevate integratsiooniprojektidega esimeses faasis, kus tuli nii-öelda mõte, et noh, ala eBay või PayPal tähtis integreerida mingit andmeedastust või siis Facebookiga meil oli integratsioon hilisemas faasis, et mina olin siis nii-öelda solution engineer, kes vaatas ideele kõigepealt peale ja kavandas mingisuguse tehnilise lahenduse ja võib-olla andis prognoose, et kui palju sellega aega läheb, aga lõppude lõpuks see läks realiseerimisse konkreetse tiimi või siis mitmesse tiimi. Mis aastatel sa olid Skype'is? 2006 ma liitusin ja siis ma lahkusin 2013, siis oli juba Microsoft. Klaar. Ja et tegelikult see on märkisväärne saavutus Skype'ilt, et esimesed Messengeri kõned ju toimusid Skype'i protokolli kaudu, eks ju. Et WebRTC oli veel siis suhteliselt nooreks ja ma ei tea, põhjustel, mida ma ei tea, Facebook otsustas Skype'i kasutada. Ja mina olin siis selle projekti nii-öelda Skype'i poolne tehniline juht. No kui sa oled kasvav idu, noh muidugi sa ei hakka ise sellist keerulist asja arendama, sa ostad selle teenuse sisse, lased selle populaarseks kasvada ja siis vahetad välja nagu, et oma customize, täpselt mida Apple teeb ju praegu. Et ilmselt nad maksavad Intelile liiga palju ja siis nad hakkasid oma kiipe arendama, nüüd neil on parem asi, kui Intel neile kunagi pakkuda suudab. Aga nad ei alustanud sellest, sest see oleks liiga kallis olnud. No samas Apple'il olid ju omad kiibid, nad mingi hetk otsustasid, et ikka outsource ivad seda Intelil. Nad ei saanud alguses hakkama lihtsalt, nad said aru, et see on liiga kallis. Nii, aga Martin, kuidas sinuga on, mis aastatel sina Skype'is olid ja mis sa tegid seal? Nii, mina liitusin Skype'iga 2005 lõpus ja kuni 2012, kui ma õigesti mäletan. Just. Minul oli selles mõttes Skype'is oli hullult äge nagu kasvuperiood nagu isiklikus nagu siukses nagu professionaalselt. Et kui ma mäletan nagu seda, minu üks nagu vägevamaid story'sid hakkab juba enne seda, kui ma sinna läksin, eks ole, et noh, ülikoolis ma olin mingi teisel kursusel äkki või. Ja noh, et on vaja ikka mingit tööd ka teha, ma isegi ei tea, kust see Skype'i kuulutus tuli, eks ole. Ma mõtlesin, et proovin, okei, ma natuke PHP'd oskan, et ma ei tea, minu meelest ma ei ole tervet lugu siin rääkinud ega nagu algoritmis, aga jah, et tegin oma proovitöö ära, saadan ära, eks ole, siis tuleb vastus, et kuule, et noh okei, et funktsionaalsusest nagu on täitsa okei, aga noh turvalisust sa ei tea ikka mitte midagi nagu okei, no tule intervjuule ja siis kõige vägevam oli see, eks ole, et praegu hea meenutada, et mul olid 2 inimest olid siis seal ruumis, on ju. Üks nendest oli, kes teab, oli Tarmo Tali ja teine oli Martin Pillig. Ehk siis minu jaoks, kes ma olin noor, neist ei teadnud mitte midagi. Tarmo Tali on siuke
noh, sihuke suuremat sorti mees, eks ole, istus seal, vaatas ainult kurja näoga mulle otsa, ei öelnud ühtegi sõna. Ja teine oli Martin Villig, kes on väga sihuke, noh, tol ajal ka oluliselt, noh, noorem, eks ole, oluliselt. Ja sihuke lõbus, jutukas, eks ole, noh. Täpselt sihuke, et sul on nagu good cup, bad cup, eks ole, kuigi tegelikult, noh, hiljem muidugi, kes tegelikult Tarmot teavad, eks ole, et ta ei ole üldse mingi kuri inimene, aga ta võib tunduda esimesena, et see oli sihuke väga huvitav, aga siis oligi, et sattusin hoopis, kutsuti, et tead, et meil inimesi on ikka vaja, tundub normaalne, et tule hoopis testimistiimi. Ja siis ma põhimõtteliselt sattusin kõigepealt veebitestijaks ja siis sealt edasi juba secure veebitestijaks ehk siis billingu peale. Ja siis natuke aega edasi siis ikkagi tuli välja, et noh, natukene on silma nagu selle UI poole peale ka, ja siis läksin front-endi tegema ja siis seal meil oli public web oli mis oli tegelikult üsna tähtis tol hetkel ka. Ja siis juba fronti tiim liidiks, nii et noh, sihuke kasv oli päris hea ja üks lemmikumaid aega oligi tegelikult see, kui ma tegin testimist sellele secure webile ja billingule. Ilma koodi kirjutamata ma sain aru, et kuidas ma nagu õppisin seal lihtsalt nii palju süsteemidest ja nendest vigadest ja nõrkadest kohtadest läbi nägema, et noh, siis kui ma üks hetk tagasi tulin progemise peale, siis see oli, tundus nagu juba nagu elementaarne. Tegid kohe teistsugust koodi. Jah, just täpselt. Ja. Nii, Tiit, kuidas sinuga on? Mis aastatel ja mida sa tegid? Mina olin 2005 kuni 2013, et liitusin Skype'iga siis sellel hetkel, kui veel me väga avalikult ei saanud nagu reklaamida oma positsioone ja asukohta näiteks. Et see koht, kus mu intervjuu toimus, siis seda ma sain viimasel hetkel teada. Väga saladane. Et Skype'i asukoht oli pikalt saladuses, kuni siis need võimalikud asutajate varasemad seiklused said siis kuidagi lahendatud, mille kohta ma jälle ei tea, kuidas need täpselt siis lahenesid, aga seal oli seda kasaaga seotud asja. Aga ühesõnaga see toimus selles mõttes huvitavalt, et ma läksin intervjuule kui inimene, mitte kui spetsialist. Et mul oli Skype'is juba olemasolevate inimestega kontaktid ja siis nad arvasid, et minust võiks olla mingit kasu ja siis nad ütlesid, et näed, et meil on siin sükene asi, et meil on selline Skype Certified programm, kus siis Skype testis riistvara tarnijate lahendusi ja ka tarkvara lahendusi, et kas need sobivad nagu Skype'il kasutada, et seal oli ikkagi, sellel hetkel oli ikkagi riistvaras oli päris palju probleeme. Kuni selleni välja, et Skype'i kodekiga näiteks Bluetooth seadmed hästi ei töötanud, seal oli nagu juba ütleme kodeki ja Bluetoothi vahel sellised muresid, mis näiteks Motorolal oli täiesti nagu ei saanudki kasutada, kuni siis meil Skype ei teinud muudatusi. Nii et siis selliseid projekte sai seal teha ja sellel hetkel oli Skype Certified väga kõva bränd, et seda ikka kõik tahtsid enda pakkide peale saada. See kleepsu. Kleepsu just, et siis mina olin see, kes selle kleepsu siis andis neile. Et ja siis läks mõnda aega mööda, aastakene või nii ja mul oli ilge tuhin sees, et nüüd teeme ja nüüd anname kleepse ja kõik on košer ja teenime raha sellega ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel tuli kõne, et nüüd on selline lugu, et meil siin on vaja hakata testimist nagu üle Skype'iliselt nagu koordineerima, ehk siis Skype'i tarkvara testimine, mitte enam partnerite riiste tarkvara, vaid Skype ise, eks ju. Ja siis ma ütlesin alguses ei, et mis asja, ma tahan ikka seda oma programmi siin rannida, et see on nii lahe. Ja siis 6 aja pärast tuli teine kõne, öeldi, et nüüd on niisugune lugu, et siin ei ole varianti, et võta või jäta. Ja siis ma ütlesin, aga ma ei tea ju testimisest mitte midagi. Et see pole üldse probleem, et õpid, et let's go. Ja tegelikult siis saigi päris pikalt seda tarkvara testimist koordineeritud, kuni see hõlmas kogu stacki.
alates audio-video kuni siis veebini välja, eks, et kõik seal hulgas ja oli mitmeid tiime ja siis ühel hetkel oli väljakutsed nagu kogu aeg keerukuse osas nagu kasvasid, eks ju, et Skype ise arenes väga, väga kiiresti ja seal kuskil 2010 äkki siis või 2011 seal kandis kuskil, siis otsustasime ringi mängida natuke rollid ja siis ma hakkasin nagu koordineerima nii-öelda tarkvaraarendusmeeskonna sees nagu sellist nii-öelda arendusprogrammi nagu inseneridele, et kuidas meie insenerid siis nagu paremaks saavad ja efektiivsemaks saavad ja nii edasi, et siis seda tegin mõnda aega ja siis samal ajal tegelikult Skype Eesti juht Sten lahkus õpingutele ja siis oli vaja Skype'ile uut juhti ja siis otsustati, et mina see võiksin olla ja siis olid õigel ajal õiges kohas. 1,5 aastat sai siis nii-öelda Skype Eesti juhi rolli täidetud, mis Eesti sees kõlas ju väga suurelt, eks ju. aga tegelikult oli siiski ütleme nii-öelda country manager teatud mõttes, eks ju, aga kuna Skype Eestile oli väga olulisel kohal sellel hetkel, siis tuli täita selliseid esindusülesandeid, mis nagu viisid nii presidendi vastuvõttele kui ka poliitikutega rääkimisele, et kuidas me välismaalastega ja kuidas me maksudega on ja nii edasi, et selliseid asju tuli palju ja tihedalt ja üle noatera tegelikult. Siia algoritmeetrisse ka, et ega muidu see võib-olla siin ei oleks. Et üle noatera tegelikult seal päris mitu asja sai nagu ikkagi ära klatitud, muuhulgas Microsofti ost, Skype'i ost nagu Microsofti poolt ja nii edasi, et oleks peaaegu hapuks läinud või? Noh, jätame selle siis ajaloo annaalidesse. 10 aastat hiljem, et siis kui juba tohib sellest rääkida. Ja just. Aga kui nüüd juba räägime nendest asjadest, mille pärast me kuulad siia tulid ka, et mis asjad siis nagu hapuks või nässu on läinud, et kui ma lasin siin veidi nagu deep research'i teha nende teemade kohta, et neid maha kukkumisi ja probleeme on ikkagi olnud, et 2011 on isegi mingi asi, mis on saanud tiitliks endale Great Skype Blackout, kus oli nagu see asi teenusel pikali mitu korda ja siis 2007 oli mingisugune major outage Windows patch'i tõttu ja mingeid turbeauke on olnud siin nii 2012 mingisugune parooli resettimise haavatavus, et sai teistele kontodele siis potentsiaalselt ligipääsu ainult emaili aadressid teades, mis tundub nagu päris jõhker asi, et kui palju nagu tagantjärele nendest asjadest, näiteks need samad 3, mis ma lugesin, palju nendest nagu meeles üldse on või need olid lihtsalt selline business as usual nagu tollel hetkel? Ei no see on ikka väga, väga meeles, eriti see 2007, eks ju, kus tegelikult tänu sellele Tuesday batch'ile meie supernode'id resettisid ennast ja siis läks aega ennem, kui nad uuesti supernode'ideks saavad, eks ju, et see oli ikkagi sisuliselt vist ikka terve päeva outage, kuni siis Skype ise need supernode'id üles ehitas ja võrk hakkas nagu taastuma, et see on hästi meeles, kuidas akadeemia mis ta oli siis 15 või mis see aadress oli seal allkorrusel ikka rahvas voorumis istus nagu väga pikki tunde, Oota, mis seal siis juhtus kokkuvõttes, et Windows tegi mingisuguse patch'i ja lasi kõik masinad reboot'i üle maailma või? Ja nii palju, põhimõtteliselt 2 korda, kui Skype'i, muidu peer-to-peer võrk Skype'il oli väga robustne ja see on ka võib-olla üks nii-öelda õppetund noorele programmeerijale, et kui ehitad hajutatud süsteemi, siis ega ta niisama hästi lihtsasti nagu maha ei käi, aga seal ikka on siuksed haavatavad kohad ja selleks Skype'i võrgus oli siis niinimetatud supernode. Supernode on selline arvuti, kus jookseb Skype, tavaline Skype, aga see arvuti on nii-öelda kogu aeg sees
ja tal on hea võrgu ligipääs, ehk tal hea võrk ja siis ta on hästi pikalt nagu üleval. Tavaliselt on mingid serverid, aga võib ka lauaarvuti olla, lihtsalt ta kogu aeg sees on. Ja siis kui Skype tuvastab, et ta on pikalt siuke hea kandidaat, siis promote itakse nii-öelda see Skype'i klient Supernode'iks ja Supernode on sisuliselt server seal võrgus, ta jagab informatsiooni tavalistele nodidele, aitab üksteist leida ja nii edasi. Ja selle Windowsi patch'i tõttu need serverid põhimõtteliselt kõik reboot'iti, kõik need nii-öelda pikalt üleval olnud arvutid said reboot'i. Ja muidu, kui üks Supernode reboot'ib, siis sellest ei ole midagi, võrgus on neid sadu või kui mitte tuhandeid ja siis teised lihtsalt võtavad üle, et tavaliselt kliendid ühenduvad mingi teise külge ja siis on kõik korras, aga kuna siin nagu neid reboot'is korraga hästi palju, siis ei leitud neid uusi ja need, kes tulid ülesse, põhimõtteliselt neid rünnati tavaliste klientide poolt. Suure koormuse peale. Ja siis nemad läksid uuesti maha juba selle tõttu, et lihtsalt liiga suur koormus oli ja siis oli vaja kuidagi uut loogikat nagu nendele ehitada, et nad ei läheks maha, et nad blokiks liiga palju neid külge tulevaid kliente ja seal üritati need põhiinimesed nagu Ahti ja Priit ja Jaan üritasid seal kuidagi seda Supernode'i loogikat natuke kohandada selle uue olukorraga ja eks see käis üles alla ja selles mõttes, et sa pead ju uue versiooni peale panema veel, ja kui sul võrk on nagu maas, et siis seda on väga raske teha. Kas seal ei olnud see koht, kus Skype esimesena AWS-i kasutas ja sinna? Ei, see oli juba see hilisem, see 2011 või mis sa ütlesid, Priit. Ja seal oligi tegelikult see Facebooki projekt oli abiks, sest Facebooki Facebooki projekti mõte oli see, et sul brauseris jookseb väike plugin, mis on väike Skype, aga tema ei saa Supernode olla, sest ta ta on nii kergekaaluline. Ja selleks, et toetada neid nii-öelda kliente tehti serveri versioon nagu Supernode'ist ja ta ei olnud veel laivis, aga põhimõtteliselt kuna versioon oli olemas, siis kui teinekord tekkis outage, ta tekkis küll hoopis teisel põhjusel, seal minu meelest lasti mingisugune vale võrgu konfiguratsioon lihtsalt ülesse, mille tõttu Supernode'id hakkasid kas lahti ühenduma või ühesõnaga. Sa mõtled see 2011 või? Ja mul on siin kirjas, et on tarkvara bugi selles peer-to-peer võrgus. Ütleme peer-to-peeri konfiguratsioon, eelkõige kõne kvaliteedi nii-öelda fine tuning'u konfiguratsioon, aga seal olid veel mingisugused konfi parameetrid, et seal tekkis mingi viga ja põhimõtteliselt see sundis ka restartima neid vist või ei saanud ühenduda või ühesõnaga mingi uus probleem oli ja selle tõttu jälle võrk hakkas maha tulema ja seal tekkis veel naljakam olukord, kus võrk fragmenteerus. Põhimõtteliselt tekkisid siuksed omaette saarekesed Skype'i siis Supernodidest ja klientidest. Ja selle olukorra lahendamiseks pandi AWS-is need serveri versioonid Supernodidest. Seal tekkis veel üks naljakas probleem, et AWS-i konto oli olemas ja kui adminid hakkasid need üles bootima, siis krediitkaardi limiit sai otsa. Et siis nad mingi hetk vaatasid, et kurat, et uued serverid nagu ei tule üles ja siis nad said aru, et krediitkaardi raha sai otsa lihtsalt. Vau. Nojah, et sa kunagi ei tea, see on nagu see Murphy seadus, et ta läheb sealt katki, kus sa nagu ei oska oodata, et
ja, aga need mõlemad olid vist kõige suuremad, on ju, kus kõigil oli suhteliselt kõhe olla. Aga need security asjad, mis sa mainisid, noh, eks neid oli, noh, see võitlus käis kogu aeg. Aga ma ei mäleta, et Skype'i sees oleks mingisugune suur paanika või kuidagi oleks kogu organisatsioon nii-öelda teadlik, et midagi nagu. Ja seda ma tahtsin küsida, et Martin, sina nägid võib-olla seda natuke rohkem nagu distantsilt, et noh, et kõik ju teadsid, et Skype on maas ja kuidas see kommunikatsioon nagu orgi sees käis, et kas see oli nagu sama info, mis oli tegelikult välja näha või seal ikkagi nagu, ma ei tea, kaasati rohkem. See ongi see, et ega mina nagu seda hetke nagu väga täpselt ei mäleta, sellepärast et ma arvan, et seal oli noh, nii kõva firefighting, et noh, need, kes olid vajalikud, need tegid seda lihtsalt nii kiiresti kui võimalik, lahendasid selle asja ära, on ju. No hiljem tuli ikka mingi koms, et meil oli mingi värk, on ju. Aga sellel ajal, kui sul see toimib, on ju, et kui sa ise töötajana seda ei märka, et sul näiteks Skype ei tööta juhtumisi, siis noh, põhimõtteliselt pole ka nagu väga midagi teha ju. Kusjuures see on ka veel omaette ju naljakas lugu, et noh, Skype oli põhikommunikatsiooni vahend on ja kui see ei tööta, siis jällegi koordineerida oma tegevust, noh. Siis veel inimesed olid ikkagi, enamik olid kontoris ja nad said ikkagi kokku tulla. No jaa, kui sul ei olnud isegi laua peal telefoni, nagu millega seda teist kõnet hädaabi kõnet võtta nii-öelda, et ja emaili keegi ei osanud kasutada, ma ütlen, mul keegi ei kasutanud emaile, see Skype'is, see on fakt. Aga jah, ma arvan siin nagu tagasi vaadates peab tõdema, et tegelikult süsteem oli ikkagi väga keeruline. Et tegelikult sisuliselt oli käputäis inimesi, kes said aru, kuidas nii-öelda teek töötab seal all, kuidas võrk töötab ja kuidas seda saab nagu mõjutada. Ja noh, kuni sellele välja mul on hästi meeles, et keegi kunagi ütles, et nagu Skype library's oli 75% koodist oli multichat. Ehk siis nagu see, et sa saad peer-to-peer võrgus teha grupi chati, et see oli nagu 75% sellest koodist. See oli kõige keerulisem osa. No, sest sul on vaja state'i hoida, vaata sul noh, et selles. See lõpuni minu meelest ei töötanud seni, kuni mingi serveri lahendust oli. Või no ütleme, et ta töötas, aga tal olid omad nagu eripärad, eks ole, et need kes sünkroniseeris enne ja kes sünkroniseeris hiljem, et siis need sõnumid võisid minna natuke eri järjega. Aga siiamaani isegi Facebook Messengeris on see jant olemas, et grupi chatis nad võivad erinus. Aga miks ma seda keerukuse juttu hakkasin ajama, on see, et teda ehitati ikkagi väga kiiresti. Et seal ei olnud mingisugust meeletut sellist, no muidugi meil oli ju testimine, me testisime kõne kvaliteeti, me testisime mälukasutust, protsessori kasutust, võrku testisime, noh kõike testiti, aga see tempo, kuidas asjad välja läksid, vahepeal ma mäletan, see oli vist versioon 3, kus nagu põhimõtteliselt iga 2 kuu tagant tuli uus versiooni uuendus, oli 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, eks ju, et nagu see tempo, millega asju välja lükati, oli ikkagi mega ja vaata, kui see on siis ikkagi lipi peal, lapi peal ehitus on ju. Ja siis ehitadki sellise keerulise süsteemi, et see keerukus lihtsalt tõusis nagu lakke absoluutselt. Kuni selleni välja, ma nüüd mõtlen, keegi pole täpselt seda nagu selgitanud, miks eBay omal ajal ei ostnud Global Index algoritmi, eks ju. Kui ta Skype'i ostis, eks ju, et noh, et isegi see, kes Skype'i ära ostis, ei saanud lõpuni aru, mida ta siis lõpuks ostab. Ja no olgem ausad, ilmselt see keerukus saigi saatuslikuks, et Microsoft otsustas lõpuks selle kinni panna, selle üleval hoidmine ilmselt noh, ongi kallis ja keeruline ja noh, osaliselt ma isegi ütleks, et see järelpäisus on see, mis tekitas ka seda keerukust, et noh, jällegi anekdootiliselt on ju Ahti Heinla kasutas Linuxit ja tal oli mingisugune Skype'i versioon 1.0 ja siis kogu Skype'i võrk ja kõik versioonid pidid toetama seda 1.0 protokolli on ju ja noh, et kui sa jääd nagu selles vanas kinni, et siis noh, sul tekivadki need kihid seal, mis. Ühesõnaga, et
et asju ehitati kiiresti ja tegelikult sellel asjal kõigil oli ka väga pikaajaline mõju nagu selle tulevikule. Ma loodan, et me mingis tulevases episoodis saame siis kuulda ka seda, kuidas võib-olla juba Microsofti hõlma all seda tehnoloogilist võlga nagu siis likvideeriti või vähemalt kas üritati likvideerida. See on jah huvitavat tasakaalu, sest kui ma teistpidi mõtlen, siis Skype tuli välja ikkagi oma väga madalal tasemel töötava koodekiga audio jaoks. Ja see, kui ta sellel hetkel välja tuli, see oli absoluutne maailma tipp kõne kvaliteeti pakkuv koodek, eks ju. Et seal oli nagu väga palju inseneri, kes tegid nagu maailmas esimest korda midagi teatud mõttes. Noh, see kehtib ka kõigi Skype'is töötanud inimeste kohta, et see oli nende elu tipp töökoht nagu tipp. No, seda näitab ka juba see, et kui palju on LinkedInis neid ex-Skype nagu tag'e profiilide küljes. Kusjuures ma olin kuni tänase hommikuni veendunud, et neid on kõige rohkem, et nagu need alati mulle jäävad silma millegi pärast, et sa nagu vaatad profiile, alati on nagu jälle mingi ex-Skype. Aga siis ma tegin otsingud, et vaatasin ka näiteks ex-Pipedrive või ex-Bolt on ju, ja tuleb välja, et neid on umbes 2 korda rohkem. et see nad lihtsalt ei jää niimoodi nagu silma, kui see ex-Skype nagu millegi pärast. Võib-olla siin ongi hea koht sellest rääkida, et kuidas neid inimesi nagu valiti. Et tegelikult ju alguses ju käis ikkagi palkamine läbi võrgustiku. Ja väga paljud pikaajalised Skype'i inimesed Eestis on nagu olnud varasemalt koos töötanud kuskil. Ja see tegelikult läbi selle võrgustiku palkamise, mida algus pidigi tegema, sest me ei saanud isegi töökuulutust ju sisuliselt välja panna 2004-2005, et läbi selle võrgustiku palkamisega tegelikult tekkis teatud mõttes selline lisavastutuse kiht, eks ju. Et sa ei ole ainult mitte vastutav nagu oma ülemuse ees või ettevõtte ees, vaid sa oled ka vastutav nende soovitajate ees ja oma kolleegide ees, kes on sind nagu toetanud, et sa selle rolli saad, eks ju. Seal tekkis ka nagu teatav selline eksklusiivsuse tunne, et noh, et kui sa said selle soovituse on ju, et sinna ei saanud nagu niisama lihtsasti sisse vaata, et see oli. Ja see tegelikult oli meile tegelikult oli suur probleem ka tulevikus palkamisel, et ma mäletan 2009 kuni 2011 oli väga suur probleem see, et inimesed ei julgenud saata CV-d Skype'i kandideerimiseks. Nad ei arvanud, et nad on vastaval tasemel üldse, kuigi võib-olla tänu sellele me väga suurt potentsiaali nagu ei kasutanud või ei rakendanud, eks ju. Et seal oli vahepeal ka mingid palgasõjad, eks ju, mis lõpuks klatiti ära, eks ju. Et noh, teised ettevõtted ikkagi nägid, et Skype hakkab nagu järjest rohkem palka maksma ja siis läks nagu väga suureks krabamiseks seal. Mäletan isegi vist Webmedia oli seal nagu üks selline väga aktiivne toimetaja sellel hetkel, et Skype justkui võttis ära selle no ma ei taha koorekihi ma ei ütle, eks ju, aga võttis mingid inimesed ära, kelle üle nagu konkurents oli tihe, eks ju. Ja. No eks ta vist on, ma ütleks kogu aeg on niimoodi, et noh, kas nüüd me saame öelda, et olukord on nagu paremaks läinud, et eks neid tippe ikkagi nagu jahitakse väga või aetakse tikutulega taga. Nüüd see olukord, see maastik on võib-olla kuidagi muutunud teistsuguseks, et neid tippe nagu raskem üles leida, et nad lendavad nagu radari all, sest nad teavad, et nad lendavad sinna, kus nad tahavad, mitte nad ei lase nagu ennast tõmmata siia ja sinna poole. Ja et enam-vähem, et nad ei pea ennast reklaami, vaid nende juba tõmmatakse enne kuulutusi kuskile juba vaikselt ära ja see kogukond on ka nii palju suuremaks läinud tegelikult, et on seda võimalik teha, sest noh, siis 2003 kõik teadsid kõiki, kes nagu vähegi koodi oskavad kirjutada tõenäoliselt. Nii, aga nüüd mõeldes veel nagu nende igasugu jamade peale, mis juhtus, et kas on nagu meeles mõni selline ootamatu või naljaks bugi, mis nagu tekkis ja mida oli nagu keeruline välja juurida, et noh, mis võib-olla Skype'i maha ei tõmmanud, aga ma ei tea, keeras kõik emotsid pea peale või midagi sellist. Minul on veebilehega üks asi, mis tuleb meelde, üks seik ja see ei olnud isegi midagi hullu, aga see oli naljakas ja keegi avastas selle ja siis ta ikkagi kuskilt meediast ka läks läbi ja
ühesõnaga noh, meil olid väga vägevad disainerid olid, eks ole, kes tegid väga ilusat veebi, kliendid olid tegelikult ju väga korras ja mõnusad, on ju. Ja siis ühesõnaga oli vaja mingi uus promo välja panna, mille siis pealkiri oli, et start saving now. Aga need disainerid mõtlesid, et nad teevad nalja, et nad panid sinna start shaving now. ja siis, kui see tuli siis nagu siis veebitiimi sisse tegemisele, ma ei tea siis, kas see oli nagu poolkogemata või päriselt kogemata, ühesõnaga see läks nagu üles ja kogu maailmas see läkski, et nad ei mõelnud nagu lõpuni, nad mõtlesid, et äkki see marketing tahabki sihukest värki üles panna. just. Ja siis see läks üles, oli kuskil minu meelest meedias ka käis läbi, aga see on siuke nagu vaata ohutu nagu väike bugi, aga siuke naljakas vaata, et ühesõnaga mingid siuksed asju vahepeal ikka sai pulli ka tehtud. Ma neid bugisid väga hästi ei mäleta, aga paar asja, mis mul on nagu jäänud nagu meelde õppetundidena, on see, kuidas vaata, kui sa oled selline platvorm, eks ju, siis sa tahad ju arendada seda ökosüsteemi enda ümber, eks ju, võtame Twilio näite, eks ju, väga edukas platvormi teenus on ju, API kiht, kõned, sõnumid, värgid. Ja sa tahad, et sul oleks võimalikult palju integraatoreid, kes nagu integreeriks nagu nii edasi ja Skype'il oli ka väga hea nii-öelda platvorm. See oli natuke seotud selle Skype Certified asjaga, et seal oli nagu mingisugused teised ettevõtted, kes integreerisid Skype'i API-ga ennast ja siis pakkusid mingid lisateenuseid nagu mingid kõnesalvestused ja mingid emojid ja mingid filtrid videotele ja nii edasi, et midagi, mida siis nemad suutsid müüa oma klientidele maha, eks ju. Aga Skype siis tegelikult tuli ja hakkas seda kannibaliseerima oma ökosüsteemi nagu featuure, eks ju, et võib-olla siis oma mõtteid nii palju ei olnud, et teeme ise selle asja ja teeme ise tolle asja ja see loomulikult nagu hakkas tapma seda ökosüsteemi selle ümber, et see oli minu arust päris suur, kuidas ma ütlen siis inglise keeles misfire, eks ju, et sa tegelikult tahad, et sinu ümber tekiks tööstusharu või mingisugune industry teatud mõttes. Et võib-olla nagu näitena, et kui tekibki ümber nagu mitu teenusepakkujat, kes pakuvad Skype'i kõnede salvestamist, on ju. Ja siis, kui Skype seda ise hakkab pakkuma, siis tegelikult kogu see teema tõmmatakse nagu maha, on ju, et sul ei ole nagu, sul ei ole enam mitut pakkujat, sest neil ei ole midagi enam teha seal. Et see oli nagu suur asi, millega tulistasime nagu endale jalga teatud mõttes, et see ökosüsteem potentsiaalselt oleks võinud olla veel palju suurem ümber Skype'i. Aga tegelikult on mitu asja, mis ei ole ka bugid, aga on ikkagi otsused konkreetselt, et Skype ju üritas arendada erinevaid teenuseid, et siis tekitada uusi nii-öelda tuluallikaid või revenue stream'e, eks ju. Ja seda tehes me tegelikult lansseerisime väga palju erinevaid featuure, millest mitte ükski peale videokõne, mis põhimõtteliselt nagu ja siis videokonverentsi, eks ju. Pärast seda mitte ükski ei tekitanud meile raha sisuliselt, eks ju. Ja seda kõike tehes me magasime maha mobiili nii-öelda innovatsiooni, siis me magasime maha sotsiaalvõrgustiku nii-öelda innovatsiooni, sest meil oli ju sotsiaalvõrgustik, seda oleks vaband saanud kasutada nagu millekski, mis väga palju oli seda reklaamimise juttu, et kas me võtame reklaamid sisse või mitte, eks ju. Tänaseks me teame, kuhu Google ja Meta oma reklaamidega on jõudnud, on ju. Et need kõik võimalused olid tegelikult olemas, on ju. Mobiili innovatsiooni või mobiili laine me magasime maha, sest Skype oli keeruline, et seal mobiilis töötada. Nii kui sa selle käima panid, siis patarei oli tunni aja pärast tühi. Et see platvorm veel ei olnud selliselt kujul valmis, aga on palju teisi messaging äppe, kes ei maganud seda mobiili asja maha teatud mõttes. Suutsid seda teha palju kergemini, eks ju. Siis oli seal igasuguseid, näiteks kui eBay ostis Skype'i ära, siis hakkame raha saatma Skype'iga, et nagu väga tore, eks ju.
saada oma raha, noh, aga noh, selleks, et nagu rahapesu vältida, siis hoiame seda raha nagu mingi 30 päeva kinni, et nagu see inimene selle kätte saab, et jälle mingi sihuke featuur, mis absoluutselt puutus reaalse eluga kokku muude nagu, et. aga kas need sellised maha magatud võimalused nagu laual olid, noh, võtame selle sama mobiili või et meist ikka nagu räägite, aga seal olid mingid tõrked, mingid takistused olid ees, et mis ei lasknud seda teha? Kindlasti oli Eestist väljaspool nagu väga palju rohkem selliseid võimalustele mõtlemist, aga noh, Eestis sees oli võib-olla rohkem seda lähenemist, et jääme siia oma nagu, ma ei tea, siis liistude juurde või teeme seda, mida me teeme hästi, eks, et aga noh, seal ei ole nagu, see ei saa näpuga näidata ühes ega teises suunas, et see oli tegelikult ikkagi lõpuks kollektiivne mahamagamine. See on tegelikult naljakas mõelda praegu, et noh, mina nende vestluste juures otseselt ei ole olnud, eks ole, aga et mõtle, et kui tõesti Skype'i kasutajate arvu juures oleks nad teinud lihtsalt profiili leheküljed näiteks. Ütleme, kus sa saad sõbrad üles leida ja panna kokku ja niimoodi. Postitusi teha natuke. Postitusi teha täpselt ja siis ka helistada neile otse, eks ole. Noh, mis meil tänapäeval on olemas selle asemel, eks ole, maailma suurim suhtlusvõrgustik, eks ole. Et tegelikult Facebook tol ajal ju veel oli väga kinnine see ülikooli üritus, mida kuskilt mujalt, eks ole, ei saanud ja see oli, ma tahaks öelda, et jah, enne kui ma Skype'ist ära, või 2010, 2011, kui mina liitusin alles Facebookiga, mis tähendab, et noh, et neid võimalusi tegelikult ikka oleks olnud meeletult jah, selles hetkes. Vaata mingi Orkut oli kuskil kasutuses tol ajal. seal olid mingid sõbrad, eks ole, aga jah, tõesti, et kui oleks saanud nagu kuidagi või Skype for Business avalikud leheküljed oma firmale, eks ole, selles võrgustikus. No. Praegu on hea tagantjärgi mõelda, aga. Jah, see oleks olnud nii LinkedIni kui Facebookiga võimalik konkureerida, eks. Ja, aga noh, kui sa oled sellises kiirelt voolavas jões ja oma väikse parvega, mis ei ole veel ehitatud siis lahingristlejaks, et siis või just, et mis on nagu natuke liiga väike lahingriistleja. Et mis on liiga keeruline ja noh, et sellega on raske ringi keerata. Noh, nagu see kaubalaev seal Panama kanalis, mis kinni jäi. Suessi kanalis. Suessi kanalis, jah. Noh, et kui sul on nagu jah, et see keerukus ja selline kiire vool nagu maksavad kätte ühel hetkel või noh, nagu et sa arened ja kasvad kiiresti, aga siis see tähendab, et sa magadki nagu mingid võimalused maha paratamatult. Aga muidugi ma ei tea ka, kuidas oli tol ajal näiteks ütleme investeerimiste ja kõigi selliste, noh see VC asjad on noh tänapäeval igaüks teeb startup'e ja kohe kõik igasugused asjad liiguvad, on ju. Aga näiteks, et kui siis ütleme niimoodi, filosofeerime natuke, on ju, et kui Facebook oli nii alguses, et kui oleks Skype'il tulnud mõte, et tead, see tundub tore platvorm, ostame nad ära. Noh, ütleme, aga noh, et selleks on ju ka raha vaja, selleks, et uusi töötajaid vaja, nii, kas siuke võimalus oleks Skype'il olnud üldse huvitav? Ma nüüd väga ilmselt Sten oskab rohkem rääkida siin, aga minu arust Skype tõstis mingisugune investoritelt $20 miljonit ja siis pretty much pärast seda nagu tegelikult osteti eBay poolt ära, et umbes niimoodi läks, et siis, aga jah, see, et kuidas selles mõttes oli muidugi tore, et eBay'le jättis Skype'i nagu täiesti iseseisvalt nagu toimetama, et tuli küll sealt inimesi, kes hakkasid mingit featuure ehitama, aga suures osas ikkagi Skype toimis nagu iseseisvalt, et see oli nagu väga õige otsus. eBay ju müüs ka Skype'i 2 korda maha, et 65% Silver Lake'ile ja siis 35% Microsoftile lõpus, eks ju. Kas on veel selliseid meenutusi mingist ajast, et no palju neid oli, noh, ütleme, hea on kuulata alati neid lugusid, mis algavad sõnadega, et ärkasin telefoni kõne peale ja siis sai midagi. Või et ärkasin basseinis. Väga hea, Tiit, mulle tundub, et siin on midagi, mida jagada. Ei no see on tegelikult ikkagi legendaarne, ei saa mainimata jätta seda
Skype'i legendaarset poolpartit, mis siis toimus 2006 jaanuaris vist. jaanuarikuus keegi ärkatud basseinis või? Pärnus. Jaa, Strand hotellis. Siseruumides, ma mõtlesin väljas. Pärnus, et see oli ikka, ma arvan, see on üritus, mis on mõjutanud väga paljude ettevõtete nii-öelda company meetinguid, et kui kaugele võib asja viia, kui pühendunud need inimesed olid, kes sellest osa said, kui palju sellist positiivset energiat, mis ühtepidi oli hästi karm, ehk siis öeldi kõigile, et you are on the bus or off the bus, choice is yours nagu, eks. Et nüüd me läheme ja valutame maailma. Ja samas, kui palju seda loovust sellel üritusel oli ja kuidas see kõik lõppes ja kui vabalt inimesed tundsid ennast seal, et see on ikka noh, ma ei ole austades paremat pidu nagu näinud. Tead, see eks oli nagu ajastumärk ka natuke, et ka mina pean tõdema, et mingid veebmeedia peod 15 aastat tagasi olid ikkagi nagu, no nüüd hakkab tagasi tulema, täitsa ausalt, viimased Nortali peod on ka päris coolid olnud, aga vahepeal nagu, ma ei tea, vahepeal nagu kuidagi rahunesid inimesed maha nagu. Jaa. Aga selles mõttes, et sellest võib küll nagu öelda, et üks teine suur märk on iseenesest see inimeste kultuur, mis seal Skype'is tekkis. Et nendest inimestest, et kuidas esiteks et ei võetud suvalisi inimesi tööle ikkagi, et alguses suusõnaliselt tutvuste kaudu. No selgelt märvati kultuuri järgi ju. Nagu ja et siis oli valikud päris korralikud intervjuu protsessid oli, ma mäletan, kui ma isegi seal osa võtsin ja see lõi nagu siukse nagu ikkagi väga sarnase mõtteviisi või nagu siuke nende väärtustega siukse töökeskkonna ja siis kui see ükskord nagu jõudis sinnamaale, et hakkas see suur väljavool, eks ole, et sealt väga paljud praegused firmad on oma kultuuri püsti pannud, eks ole, et kõik, kes need seal värbajad ja kontoris kõik need heaolu, mis sul hüved seal võisid olla, eks ole, et tasuta söögid, joogid, kõik asjad, mis sa vähegi tahad, on ju. Et see inimene töötaja oli ikka tol ajal juba, et kõige tähtsam asi, mis saab olla põhimõtteliselt. Niimoodi vähemalt tundsid seal, kui sa olid, eks. Ja minu meelest see on väga tugevalt sealt nagu levinud nüüd juba siis üle Eesti igast erinevatesse firmadesse. Martin, ma küsin veidi provokatiivse küsimuse ka, et mulle endale tundub, et sellist tunnet on oluliselt lihtsam tekitada nendele spetsialistidele, kes on siis ongi, ma ei tea, otse ülikoolist tulnud või siis üsna vähese nagu kogemusega, et seal on sellist nagu kuuluvustunnet ehitada nende jaoks oluliselt lihtsam kui siis spetsialisti jaoks, kellel on, ma ei tea, 20 aastat kogemust nagu selja taga, et ei, kindlasti, jah. Ma mäletan, et Skype Eestis oli keskmine vanus oli mingil aastal 2006 äkki või 2007 oli mingi 29. Väga madal eles ühesõnaga. 29 praegu sa mõtled niimoodi tagasi, aga mulle tundub ikka, et see on okei, et sul ei, aga see võib olla küll, aga puhtalt see, et kui sa valid inimesi selle järgi, et ükskõik mis su vanus on, et sa oled nagu selline mingi lahtise peaga inimene, südames oled veel noor et siis tegelikult ei ole vahet, et siis need inimesed nagu klapivad omavahel jube hästi üldiselt. Ja see ka, eks ole, et erinevatest kultuuriruumidest inimesi oli ju. Suht rahvusvaheline seltskond oli juba ja see ise annab juba loob nagu siukse mõnusa kihi, et meil ei ole üks grupeering ja teine, vaid on nagu sa peadki kõigiga nagu mõnusalt läbi saama. Siin ma nüüd Martinile natukene vaidlen vastu, et tegelikult meil oli nõupidamine, mitte nõupidamine, vaid all hands, kus arutati, et käitume nüüd
Londoni suhtes viisakalt. Ja London, võtke arvesse, et eestlased on sellised, nagu nad on. Et mõlemalt poolt palun võtame nüüd kokku ennast, eks ju. Ja ärme siin mölla teada. Okay. Et reaalselt selline all hands oli nagu. No okei, ma võtan selle Skype'i üleselt oli küll tõesti, et erinevate kolokatsioonide vahel olid nagu väiksed ikka siuksed teemad nagu. Aga koha peal nagu ühes. Hiljem see, kui nagu üritati nagu sellest kiiruga sellest Global Indexist lahti saada, ehitame uue Skype'i kõrvale Ameerikas, eks ju, see oli tohutu pingete allikas jälle, eks. Nii, aga kui nüüd igaühe käest tahan ühte mõtet veel saada, et mis on asi, mis te olete enda Skype'i kogemusest enda nii-öelda tänasesse karjääri kaasa võtnud? No, esimene asi, mis mul pähe tuli, oli ikkagi see agiilne transformatsioon, mis 2009 toimus, et see oli tegelikult ikkagi, kuigi paljud olid võib-olla seda kuulnud, aga see oli asi, millel tulevikus pärast seda, kui see toimus Skype'is, oli Eesti tarkvara ettevõtetes ja tooteettevõtetes nagu tohutu mõju, sest inimesed tulid, kellel oli väga põhjalik koolitus, kuidas agiilse tarkvaraarendus käib. Neil oli kogemus ka see oli väga. Ja see oli mega transformatsioon. Ma tean mitmeid inimesi, kes on selle pealt ehitanud üles konsultatsiooni businesseid ja teinud neid transformatsioone teistes kohtades, eks ju, et see, ma ei olnud ennem sellest midagi kuulnudki, kui see pihta hakkas teatud mõttes on ju. Aga pärast seda ma ei ole sellest kordagi lahti lasknud. Ma olen ka nõus, et seda toetan seda mõtet, et see kuidas nagu kõik inimesed lükati sellest Scrumi koolitusest läbi, Scrum Masteri koolitusest isegi suurel jaol, eks ole. Et see jättis nagu siukse oma, et nagu see muutis nagu natukene nagu seda mindset'i, kuidas sa nagu seda asja nägid. Ja see oli umbes vist samal ajal, kui eks ole, meil toodi see uus moto põhimõtteliselt, et iga otsuse juures küsi, et will it make the boat go faster? Et see on ka siuke lihtne, tegelikult lihtne küsimus, aga jah, et et kas see aitab mind nagu, või see on lihtsalt mingi asi, mis ma teen, eks ole, et siis võid seda rakendada praktiliselt ükskõik kus kohas on ju. Ja, et kas see on asi, mida ma nagu justkui tahaks teha praegu või seal päriselt on väärtus ka on ju. Nii, Sergei, sinu mõte. Ja ei, minu jaoks selles mõttes, et minu jaoks ikkagi see Skype'i mõju on ju kogu maailmale on see, mis ilmselt pani kõiki inimesi, kes töötasid Skype'is tundma seda vastutust, et mul on väga raske, Eestis võib-olla Boltil on nüüd selline samasugune mõju on ju, et ma mõtlen, et kui Bolt ei tööta, siis et mida kõiki inimesed ei saa teha, et Skype'is oli samamoodi, et sinna jõuda, et sellist impact'i või sellist mõju nagu hoida või omada, et see ikka, see on väga keeruline ja see muudab nii mõnegi nagu viisi, kuidas sa oma tööd teed või milline sinu ettevõtte kultuur on või kuidas üldse sellist ettevõtet juhtida või saad aru, et ilma sellise impact'ita ettevõtte juhtimine tundub natuke kuidagi ma ei tea, nagu laste aias, nagu liivakastis nagu mängimine või on väga raske nagu võrrelda. Et võib-olla sõber saab pahaseks, ega suurt mõju nagu ei ole. Ei sul võib olla mõju konkreetsele nagu inimesele või väiksele nagu kogukonnale, aga lihtsalt kui sul on ikkagi 100 miljonit inimest sõltuvad igast sinu liigutusest, et selline nagu vastutustase on ikka meeletu ja see muudab igat inimest, kes tegelikult peab sellist vastutust enda peale võtma. Ja ma räägin siia lõppu siis võib-olla enda loo ka, mis ei ole Skype'iga mitte üldse seotud, aga hästi sellega seotud, Sergei, mis sa just rääkisid, et kuidas seda laadi sündmused inimest ja tema töökultuuri mind siis on nagu muutnud.
et kunagi me tegime ühte Aafrika riiki siis süsteemi, millega maksti muuhulgas välja nagu 500,000 töötaja nagu palgad. Ja arendajana, arhitektina, ikka tuleb intsidente ette, et asi on maas, on ju. Vahel tuleb nagu meie tõttu ette, vahel sellepärast, et internet kohalikus andmekeskuses ei tööta või elektrit ei ole, seal juhtus igasuguseid asju. Aga sellest mõjust ma ei saanud nagu kunagi enne aru, kui ma nägin seda ajalehe artiklit, kus nagu reaalselt mingid tüübid olid hangude ja tõrvikutega nagu kuskil ministeeriumi ukse taga, sellepärast, et palk oli nagu 2 päeva millegi pärast välja maksmata. Või 1 päev, et see periood ei olnud nagu pikk, see ei olnud, et nad ei olnud 6 aega palka saanud, on ju, et see oli tõesti nagu 2 päeva. Et seal oli nagu sama, et kui ma seda pildi ära nägin, siis ma sain, et okei, et this is serious nagu, et me peame tegema kõik, et see asi töötaks nii nagu me tahame. Ja võib-olla ongi, et paljud ettevõtted, kes kasvavad sellise nii suure impacti suuruseni, on ju, et nemad üritavad kaitsta ennast sellise inimvea eest, on ju, ja selle tõttu muutuvad hästi aeglaseks, aga Skype'il seda ei olnud, mis ühelt poolt nagu oligi suured riskid olid mängus, aga see muudabki neid inimesi, on ju, et ega inimesed lollid ei ole, nad saavad aru, et mis nende nii-öelda näpuliigutus, mis jama võib põhjustada, on ju. Ja läbi selle nad tegelikult muutuvad, on ju. Ja mida ainult saan soovida, et meil Eestis oleks võimalikult palju selliseid ettevõtteid, kes ühelt poolt nagu omavad suurt mõju ja samas ei piira inimeste võimalust nagu võtta seda vastutust ja muuta ennast siis. Nii, aga selle suurepärase mõttega tõmbamegi täna selle episoodile joone alla. Aitäh, Sergei, Martin ja Tiit Skype'ist rääkimast. Panen meie kuulajatele veel südamele, et tulge meie Discordi, subscribe'ige meie YouTube'is. Väike announcement ka siia lõppu, et kuskilt laost tulid välja, sellised lahedad kruusid, 25 tükki. Niimoodi, et Discordis on see juhend, kuidas neid endale saab, kuna see on vana logoga, siis ma jagan nad täitsa niisama ära, et tulge lihtsalt, andke teada, et teil on huvi. Võib-olla mõne ülikooli köögis on nagu tühja ruumi väga palju või mõnes ühika köögis on tühja ruumi väga palju, et saab ka mitu tükki korraga, paneme selle köögi täis ja kasutame siis nii-öelda otstarbekalt ära, et ma neid poru pilduma ei hakka. Aga millest me järgmine episood räägime, seda ma vist praegu ei teagi või praegu pole üldse nagu meeles. Hoiame saladuses, jah. Eks sinna veel mõni nädal aega ka. Aga aitäh kuulamast ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.